Nüüd toodi meid siis sellisele viimasele saarele, kus on meil siis 45 minutit aega. Siia parkisime, aga tundub, et see on mingi kuradi jettide paradiis siin tõesti. Nii kui paadi pealt maha tulid, vanad tulid kohe vastu. Tonn Pahti ütles siis jeti hinnaks 28 €. Iseenesest väga mõistlik hind. Võtame külma õlle. Saar iseenesest on jube äge. Ümberringi ei ole üldse suur, hästi pisikene süke. Ja selline kuradi vibe on siin, süke kuradi, ma ei oskagi öelda. Jamaika vibe reis. Jälle midagi nagu teistsugust. Siin on süke paar koha. Siit saab ära puusi ampsata. Ova, siin on ilusad neiud. Siin on šokolaadid asjad. Ja ühesõnaga siin on veel, siin on siis. See on ka täpselt jälle selline koht, kus võiks vabalt rannaliival puhata öösel, hommikul ärgata ja natukene peale võtta. Poti kaotasingi ära, kus mul see telefon sisse läheb, aga jumal tänatud, et ülejäänud asjad alles on söökse tripi juba kuradi seikluse peale. See kots oli 100 kohalikku, nii 2,80, et ei ole väga hull. Kurat, kus on kassi igal pool magavad. Kuskilt läbi kukureist. Venalal lõuna. Korralik kuradi basaar raisk. Ja siin lõpebki ära, täpselt nii suur see saar ongi. Aga päris pull jah. Võt selline koht. Näe, siin on kohalik vend. Ava. I can do it also. Korralik vend reisk. Näe, jälle Freedom. Kurat, igal pool on Freedom baarid reisk. Lähen tõmmale külma õlle omale ja siis sõidame varsti edasi. Kõik panevad segamini täielikult ja kõik ekid on nagu õiged ikkagi, lähevad edasi ka. Aga ma ei kujuta ette palju siin neid õnnetusi asju olla võib.